Ma ütlen, mis sa võtad? Ta ütles, et ei tohi aga tavaliselt tulla. Ma ütlen, vaata, me saame siit põrguaugust välja. See veel tavalise tahab. Ja niisuguse momendi, David, niisuguse momendi, kus mul ei ole mitte midagi jumalast mõtted olnud, ei olnud mitte midagi, tuli Jumala sõna mulle südames, nagu pauk käis. Miks? Sest Jumal oli midagi oma raamatus kirjutatud ja ta andis mulle teada, vaatavad, et mu mõtted ei olnud üldse selles suunas, et Jumal ütles, ära muretse, üks päev ma teen selle maa lahti. Ja mu käsi teeb seal nii suure viisi, et sa võid teada, et see on minu käsi, mis on selle teinud. Ja mina suure hooga ja entusiasmiga panen Stockholmi ja Torontosse ja kuulutan eestlastele, räägin seal lugu ja mehed, Eestis on vabaks, Eestis on vabaks. Midagi vanamehed tuli mu juurde pärast, et kuule, noormees, see oleks hea lugu. See oleks hea lugu. Aga seda päeva me ei näe. Aga me oleme näinud seda! See on toimunud, see on juhtunud! Miks? Sest need oli kirja pandud Jumala raamatus, et Eesti saab vabaks. Ja mis meil on vaja teha? Meil on vaja korrata nende asjade sisse. Mõlemad jalad. Ja meil tundub küll, et kargame külma vette, aga ära mõned sellele. Pane selle sisse, mida Jumal on määranud sinu jaoks. Ja sulle ei vaja midagi rohkem teha, vaid pane oma, kuidas ma ütleb, kõrvad kikki, pane oma silmad särama, lahti, nägema seda, mida Jumal tahab sinu eluga teha. Ja see on meie ajalugu, see on, mida Jumal tahab teha. Ja hoidke meeles. Muidu te mõtlete, et vähi on kuidagi niisugune igavene püha asi. Elab ühes pilves teise, roosipõllu keskel elab kuskil, küsi abikaasa käest, missugune ma õieti olen. Ma olen väga palju liha kui vaim ja ma ei ole teistsugune kui keegi teine siin, aga ma olen lihtsalt olnud küllalt lihtne, et kuulda Jumala häält, panna tähele, mida tema räägib, elada selle sees. Ja see ei ole raske. Ainuke asi, mis sa pead tegema, pane tähele. Ja see, mis tema on kirjutanud oma raamatusse sinu kohta. Tõuseb püsti.